Tere, mina olen Aino Silvia Tali, Helmese arendusjuht. Natuke rohkem kui aasta aega tagasi olime sunnitud kogu meeskonnaga päevapealt kodukontoritesse kolima. Ja selleks, et mitte lihtsalt lasta asjadel minna omavoolu, otsustasime me läheneda süsteemselt ja teadlikult ja viisime läbi pooleaastase teadusliku eksperimendi, et õppida, kuidas toetada meeskondasid distantsilt ja kuidas korraldada hübriidtööd nii, et meeskonnad oleksid efektiivsed ja kõik tiimiliikmed oleksid õnnelikud ja tunneksid ennast hästi. Projekti läbiviimiseks olid meil sellised lähteküsimused. Mis toetab meeskondasid nende tööd efektiivselt tegemiseks? Mis toetab iga tiimiliikme heaolu? Mis on vajalikud uued meeskondade praktikad, tööriistad ja protsessid, aga ka uued juhtimisvõtted? Ja mis saab üldse tulevikus kontorist? Ja nendele küsimustele vastuste otsimiseks kaasasime me hea koostööpartneri Milton New Nordicsist, psühholoogia-doktor Eva-Maria Kangro ja asusime eksperimenteerima 100 inimesega Helmes Eestist. Projektis osales 8 tarkvaraarendusmeeskonda pilootgrupina ja 5 meeskonda referents- ehk kontrollgrupina. Ja 6 kuu jooksul katsetasime erinevaid kaugtöö mudeleid ja hübriidtöö vorme. Viisime läbi üle nädala küsitlusi, milles uurisime, kuidas meeskondadel läheb. Lisaks korraldasime fookusgruppide intervjuusid, meeskondade retrospektiive, tegime igakuiselt kokkuvõtteid tiimijuhtidega ja selliseid põhjalikumaid kokkuvõtteid 3 ja 6 kuu tagant. Ja läbi selle protsessi siis õppisime ettevõttena tervikuna, kuidas oma meeskondasid võimalikult hästi toetada, nii et hübriidtöös saaks töö hästi tehtud ja iga inimene tõesti tunneks ennast hästi. See projekt Indiana tegelikult on olnud üks Helmese eelmise ja selle aasta alguse suurimaid inimestega seotud projekte ja võib öelda ka üks olulisemaid, sest et me mängime sellist pikaajalist mängu, töötame maailmaklassi ettevõtetega ja meie inimesed on tõesti valdkonna tipptalendid. Ja selleks, et neid hoida väga heas vormis, heas enesetundes pikaajaliselt, siis meil oli väga oluline mitte lihtsalt nagu põlve otsas pusida, vaid lähenedagi süsteemselt ja teadlikult ja aru saada sellest, mis meeskondasid selles uues normaalsuses kõige paremini toetab. Ja võib öelda, et just tänu selle projekti tulemustele ja teadmistele oskame me korraldada edaspidi paremini oma tööd mitte ainult Eestis, vaid tegelikult üle Helmes Grupi ligi 1000 töötajale. Ja lisaks meie suur unistus on jagada neid kogemusi ja teadmisi ka laiemalt teiste ettevõtetega ja usume sellesse, et need on kohaldatavad ka teistesse sektoritesse, mitte ainult IT-maailmas. Sest et selline oma kogemuse läbi õppimine on kindlasti väärtuslik ja me hea meelega jagame seda teistega ka. Tänu sellele projektile oleme me õppinud väga palju selle kohta, kuidas oma meeskondasid võimalikult hästi toetada ja saanud aru ka sellest, et mis on võib-olla kriitilised tegurid hübriidtöö korraldamisel. Näiteks oleme aru saanud sellest, kui oluline on psühholoogilise turvatunde toetamine meeskondades ja nägime, et need tiimid, pilooditiimid, kus teadlikult selliseid avatud vestlusi ja üks-ühele vestlusi alal hoiti, psühholoogiline turvatunne ajas kasvas. Lisaks kasvas nendes tiimides ka selline struktuuri ja hea kontrollitunne, et mul on töö kontrolli all ja asjad saavad hästi tehtud. Tänu sellele oleme hakanud üle ettevõtte kasutama lisaks kaasatuse uuringule ka heaolu uuringut, ehk siis küsime regulaarselt, kuidas meie inimestel läheb tänu just selle projekti sisendile. Oleme õppinud ka selle kohta, mis on erinevad tiimide praktikad ja head juhtimisvõtted ja suudame tänu sellele enda meeskonna juhte paremini toetada. Lisaks õppisime ka selle kohta, et mis saab tulevikus kontorist. Oleme aru saanud sellest, kui oluline on kontor kui selline social hub, kuhu inimesed saavad kokku tulla. Esiteks lihtsalt selleks, et mõnusalt ühiselt aega veeta, aga ka selleks, et üksteiselt õppida, koos luua
sest just koosloomes sünnib innovatsioon ja ägedad uued ideed.